Venemaad tabas taas niinimetatud must august, kui riigi majandus kukub kuristikku, õhk on täis eliidi rahulolematust ja kodanike hirmu. Ja venelased teavad väga hästi, et must august on nende riigile väga halb. 35 aastat tagasi augustis korraldas grupp kommuniste putši Gorbatšovi vastu ja käivitas protsessi, mis mõne kuu pärast hävitas Nõukogude Liidu. Täpselt. 7 aastat hiljem, samuti augustis, tabas Venemaad maksejõuetus, mis kukutas rubla ühe ööga. Veel aasta hiljem, taas augustis, tungisid võitlejad Dagestani. Nii algas sõda, mis tõi võimule tollal tundmatu KGB ohvitseri nimega Vladimir Putin. See tähendab, et august tõi meile veel ühe õnnetuse. Aatomiallveelaev Kursk uppus samuti augustis. Sõda Gruusia vastu algas samuti augustis. Ja nüüd, 2026 aasta augustis kukkus rubla märtsi tasemele. Eelarve puudujääk läks kontrolli alt välja. Ja isegi Moskva linnapea Sobjanin ei olnud esimest korda avalikult Kremliga majanduspoliitikas nõus. Ja nüüd nägid eksperdid nendes sündmustes juba Venemaa jaoks murettekitavat suundumust. See ongi see must august. Vaatame lähemalt, mis tegelikult toimub ja kas Venemaal on tõesti saabunud august. Kas see oli järjekordne must august? Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja ärge unustage hiljem jätta oma kommentaari selle kanali toetuseks. Niisiis, eelmisel päeval avaldasid mitmed maailma meediaväljaanded suurepäraseid materjale ja nüüd meenutavad väljaanded kogu mustade augustite sünget kronoloogiat. See on 1991, aasta putš, 1998, aasta maksejõuetus, Dagestan 1999, Kursk aastal 2000, sõda Gruusia vastu aastal 2008. Ja nüüd esitavad kõik eksperdid otsekohese küsimuse. Aga kas see, mis täna Venemaal toimub, pole mitte järjekordne must august? Ja siin ongi oluline just praegune olukord fikseerida. Vene vägede edasiliikumine Ukrainas on minimaalne. Vene linnade taevas on täis suitsu. Ukraina rünnakute tõttu naftatöötlemistehastele ning logistikakeskustele, Vilperis ja Ozon. Pikad järjekorrad tanklates ja kuulujutud uuest mobilisatsioonilaine põhjustavad venelastes rahulolematust, paanikat ja hirmu. Ja nagu teada, jooksevad kõik need venelased millegipärast minema, näiteks Gruusiasse. On märkimisväärne, et Kremlile lojaalne väljaanne Moskovski Komsomolets otsis sel aastal isegi ärevusele seretust astroloogia kaudu. Väidetakse, et kuuvarjutus opositsioonis Plutoga, planeediga, mida seostatakse katastroofidega, tõi just kaasa selle, mis toimub täna venelaste teadvuses. No ehk siis, kui te aru ei saanud, üritatakse venelastele ajusid segi ajada astroloogiaga, et mitte seletada kriisi tegelikke põhjuseid. Nad ütlevad, et on kriis. Tegelikult kriisi pole, teile lihtsalt tundub nii, sest praegu on kuuvarjutus opositsioonis Plutoga. Ja Vladimir Putin ise tunnistas infrastruktuuri koosolekul löökide tekitatud kahju Vilperisi ladudele ettevõtet otseselt nimetamata. Järgneb tema tsitaat. On iseenesest mõistetav, et need löögid ei põhjusta ega saa põhjustada mingeid kriitilisi tagajärgi, kuigi loomulikult teevad nad kahju. See on ilmne, me mõistame, näeme ja teadvustame seda. Ja edasi lubas Vladimir Putin taastada. Taastamine riigi kulul, see tähendab maksumaksjate arvelt. Ta ütleb, et kui Vilperisi laod põlesid maha, taastame need, venelased maksavad, võtavad oma tagavaradest raha välja, sest sõja eest tuleb maksta. Aga mõtleme nüüd selle üle, mis teeb selle augusti tõeliselt eriliseks, mitte lihtsalt ajakirjanduslikuks tampiks. Sest must august on ikkagi ajakirjanduslik väljend, mis on lihtsalt ajalukku kinnistunud. Asi on selles, et esimest korda üle pika aja puhkes avalik rahulolematus mitte mingites liberaalide või Venemaa migrantide ringkondades, vaid inimeste suust, kes kuuluvad Putini süsteemi kõige lähedasemasse ringi. Wall Street Journali andmetel avaldavad Venemaa ametnikud ja ärimehed üha sagedamini avalikult rahulolematus-sõjaga, mis põhjustab nende majandusele tohutut kahju. Pealegi astuvad ametnikud Venemaal juba avalikult välja Vladimir Putini idee vastu viia kogu majandus lõplikult sõjamajanduse rööbastele. Veelgi enam, isegi Venemaa Sberbanki juht German Gref ütles avalikult, et ühiskond on huvitatud sõjategevuse võimalikult kiirest lõpetamisest. Nimelt, sõda teeb edaspidi ainult halvemaks kogu Venemaa majanduse olukorra.
kuid kõige karmimalt sõnas end välja Moskva linnapea Sergei Sobjanin, mees, keda kuidagi ei saa kahtlustada Vladimir Putinile vastandumises. Ei. Ja nüüd tema tsitaat. Normaalse elu ja normaalse majanduse hävitamine tähendab riigi enda hävitamist. See on Sobjanini reaktsioon ideedele viia majandus sõjalisele rajale. Nagu te teate, vallandas Putin varem Vneshegonombanki peaökonomisti Andrei Klepatši, kes hakkas avalikult hoiatama, et Venemaa Föderatsiooni sõjamajandus juba stagneerub. Ja tema sõnul on võit kurnamissõjas Ukraina vastu võimatu. Ja see viib vältimatult Venemaa enda kokkuvarisemiseni. Ja selle julge kuti, paneme selle jutumärkidesse, lasti lihtsalt lahti, et ta ei räägiks, kui halvasti kõik on. Ei, peab ütlema, et kõik on suurepärane. Ja selline karm reaktsioon sellisele avaldusele nagu Andrei Klepatši avaldus tähendabki vallandamist ja hirmutamist. Tõenäoliselt see ei vaigista rahulolematust, vaid ainult suurendab ärritust mõjukate ametnike ja ärimeeste seas Venemaal. On ju selge, et tavalistest venelastest ei hoolita seal juba ammu. Kes need üldse on? See on kahuriliha, Vene Ivanid, keda võib lihtsalt sõjakatlasse visata, las nad seal surevad ja kõik. Nii ongi. Ja teisest küljest tuleb mõista, et just sellele panustabki Ukraina, rünnates suuri ettevõtteid nagu Wildberries või Ozon. Panus on sellele, et need ametnikud ja ärimehed hakkaksid mõistma, et sõda toob neile tohutut kahju. Ja nende huvides on see kiilakas kääbus siiski korrale kutsuda. Mis puudutab musta augustit, siis siin tasub tuua välja külma statistika. Rubla tõusis tasemelt umbes 82 rubla dollari kohta kuni 85-ni. Ja selliseid väärtusi, tuletan meelde, ei ole olnud alates märtsist 2026. See tähendab, et isegi kunstlikult ei õnnestu enam kurssi hoida. Aastane inflatsioon oli juuli lõpus peaaegu 6% ja Keskpank tõstis oma aasta prognoosi 4,5%-le. Kohe 7%-ni. Selline hüpe näitab, et majanduses on tohutud probleemid. Elanikkonna inflatsiooniootused on 13,7%, mis on peaaegu 2 korda kõrgem kui tegelik inflatsioon. See tähendab, et inimesed valmistuvad halvimaks stsenaariumiks. Nad näevad praegust inflatsiooni, aga ütlevad, et ei, see saab olema peaaegu 14. Ja kui ootused on sellised, siis te mõistate, milline on meeleolu. Võtmeintressimäära alandati 14%-ni, kuid analüütikud prognoosivad juba, et oktoobris, isegi septembris peatatakse tõenäoliselt langetamine just kasvavate inflatsiooniriskide tõttu. Ja mis peamine eelarve puudujääk? 2026 aasta 7 kuu jooksul oli 6,5 triljonit rubla. Sbersibi analüütikute hinnangul võib kogu aasta puudujääk ulatuda 7,6 triljoni rublani. See tähendab, et peaaegu 2 korda rohkem kui algselt planeeritud. Ja ma tuletan teile meelde, sest analüütikute hinnangul kõik need näitajad, majanduse langus, inflatsiooni ootused, tohutu eelarveauk, see kõik kokku. Aasta lõpuks võib puudujääk ulatuda triljoniteni. Alates jaanuarist on aasta Падение экономики, инфляционные ожидания. Jõustus. Это все при том, что в России с 1 января 2026 года Jõustus ulatuslik maksureform. Paljud on selle juba unustanud. Käibemaksu baasimäär tõsteti 20%-lt 22%-le ja kehtestati progresseeruv tulumaksuskaala määradega 13 kuni 22%. Samuti karmistati nõudeid väikesele ja keskmisele ettevõtlusele. Kuid nagu te aru saate, ei päästnud isegi see eelarvet. See tähendab, et see muidugi mingil määral tegi selle augu veidi väiksemaks, aga ikkagi ei päästnud. Ametlike andmete kohaselt 18. augusti seisuga, ametlikud andmed on. 18. augusti kohta. Venemaa on juba kulutanud veidi üle 30 triljoni rubla, samas kui tulud on vaid 22 triljonit. See vahe kasvab sõna otseses mõttes iga nädalaga edasi. Ja viimane detail. See, mis toimus just neil viimastel 2 ööpäeval, näitab, et jutt kriisist pole enam ammu teooria. Ja eelmisel päeval ilmus video Ukraina relvajõudude löögist suurima ohu pihta. Venemaa e-kaubanduse gigantide vastu suunatud kampaania laieneb juba kaugemale kui ainult Wildberries. See tähendab, et majanduslik hind Kremlile jätkab kasvamist.
Venemaa üldised inimkaotused alates täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse augusti keskpaiga andmetel ulatusid peaaegu 1,5 miljoni hukkunud, haavatud ja teadmata kadunud inimeseni. Ja Vene Ivanite ehk elavjõu hävitamise tempo on nende samade hinnangute kohaselt juba ületanud Venemaa mobilisatsioonitempo. Iga kuu sureb või saab kriitilisi vigastusi vähemalt 30 000 venelast pühal Ukrainamaal. Kuid samal ajal teatas Sergei Lavrov, Venemaa välisminister, Ühtse Venemaa partei kongressil 22. augustil, et Venemaa ei kavatse tulla läänega läbi rääkima ja süüdistas lääneriike endid Kremlile sõja kuulutamises. Formaalselt kõlab see kui vankumatu jõupositsioon, nagu et meie teie juurde läbi rääkima ei tule. Aga see avaldus tehakse täpselt sel hetkel, kui rubla on märtsikuu miinimumtasemel ja eelarve puudujääk läheb lihtsalt kontrolli alt välja. Ja isegi Moskva enda linnapea, kes on Vladimir Putini lojaalne, ütleb avalikult välja selle, mis tema sõnul tapab normaalse elu ja normaalse majanduse. Ta ütleb, et just see Putini sõda tapab normaalse elu. Tulemus. Nimi Must august oli algselt lihtsalt ajakirjanduslik stamp, mis tähistas ajalooliste kokkusattumuste kogumit. Lihtsalt märgati, et jah, just augustis juhtub Venemaal alati midagi. Aga sel aastal ei ole selle sildi taga siiski mitte kokkusattumused, vaid konkreetsed mõõdetavad protsessid. Rubla langus mitmekuulistele miinimumtasemetele, kiirenev inflatsioon. Eelarve puudujääk. Ja seejuures kasvab see kiiremini kui ükski prognoos. Ja kõige kõnekam on Venemaa eliidi avalik rahulolematus. Nüüd kõlab see Sberbanki juhi ja Moskva linnapea suust. Putin väidab avalikult, et kriitilisi tagajärgi pole. Aga pange tähele, kui varem ütles ta, et tagajärgi üldse pole, siis nüüd rõhutab ta, et kriitilisi pole. Tegelikkuses läheb kõik ainult halvemaks, halvemaks ja halvemaks. Ja teate, kui see aitaks, siis ma hoiaksin kõik pöidlad pihus, et tõeline must august saabuks Venemaale just täna. Et ta lõpuks ometi lõpetaks oma häbiväärse eksistentsi. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.